Tere hommikust! Selles YouTube'i videos me lendame Kopenhaagenisse. Kopenhaagenis ei ole eriti mitte midagi teha, aga ausalt öeldes elu on Eestis lihtsalt nii fucking kiire, et ma ei tahagi mitte midagi teha. Ma lähen sinna 5 päevaks, me ööbime nendes hostel-stiili ööbimistes, majutuses, sellepärast et Kopenhaagen on päris kallis riik ja mitte, et mul raha poleks, aga lihtsalt eksperimendi mõttes. Kui budgetiga seda reisi siis selles mõttes nagu teha on tegelikult võimalik. Kell on 5:45 ja me hakkame nüüd lennujaama poole minema. Täna on lihtsalt üllatavalt busy siin lennujaamas, aga me saime kontrollist läbi. Ma läksin kontrolli sellepärast, et ma viskasin pinali kohvrisse ja mingi värviraamatu, et ma ei tea, kohvikus äkki on mõnus teha. Ja seal pinali sees olid käärid, nii et need konfiskeeriti ära, ma üldse ei mõelnud, et mul olid käärid pinalis. Aga anyway, lähme otsime värava üles, võtame kohvi ja siis varsti ongi boarding. Õnneks Tallinna lennujaama saab suht kõigel viimasel minutil tulla, sellepärast et see on nii väike. Saad aru, nii juhtub, kui sa ei reisi käsipagasiga, sellepärast et ma jätsin oma käsipagasi praegu Ergioskisse ja loodame, et keegi seda ära ei varasta. Lähme nüüd metroo peale. Pilet oli 30 krooni, Taani krooni, ehk siis 4 euri. Ja kohe tuleb metroo ja peaks mingi 15 minutit sõitma. Nii et mul oli reaalselt täiesti crazy mutt, kes istus mu kõrval lennukis. Ma teen teile kohe story time, kui ma saan. Nii, tere tulemust Kopenhaagenisse. Kõik sõidavad siin ratastega nagu Amsterdamis, mega lahe. Ma vaatasin, minu hostel rendib ka rattaid, nii et ma üks päev kindlasti võtan. Täna ma pigem jalutan ringi ja kell 3 on check-in ja kell on alles 9, nii et ma vaatan, kas ma saan kohvri ära viia. Igatahes, ma ei tea, kas siin on kuulda, sest mul see kohver koliseb. Aga mul oli lennukis see mutt, kes minu kõrval istus enne kui me õhku tõusime. Ta oli nagu mingi, et mul olid AirPodsid kõrvas. Kas sa saad muusika vaiksemaks panna? Ma mingi... Okei, et lennuki müra on nagu nii kõva, et vaevalt minu muusika nüüd sind häirib. Siis me tõusime õhku, müra läks on ju veel valjemaks, ta koputas uuesti mula peale. Kas sa saad muusika vaiksemaks panna? Ma mingi ei saa tegelikult. Nagu ma ei tea, kas ma olin nagu õel või mida, aga miks ma peaksin panema? Et nagu et temal endal ei olnud nagu kõrvaklappe, et nagu kas see on nüüd minu mure, et nagu mina tahan ikkagi mugavalt lennata ja ma ei tea. Eks andke kommentaarides teada, mida teie oleksite selles olukorras teinud. Ja siis, kui lennuk maandus, siis me olime põhimõtteliselt kõige viimases reas, mingi 30, iste 30 ja uksed läksid ainult eespoolt siis lahti ja siis ta mingi kohe, kui põhimõtteliselt läks see turvavöö märge maha vaata, siis ta lihtsalt kohe koputas mulle juba käe peale. Tõuse püsti, võta oma kohver. Ma mingi... Uksed ei ole veel lahtigi tehtud. Nad pole veel nagu treppigi pand lennukile külge. Et kuhu ma lähen su meelest? Ja siis ma tõusin püsti, võtsin ülevalt oma kohvri ja siis ma seisin mingi 15 minutit. Ootasin, kuni uksed lahti tehakse ja et me saaks lennukist välja. Ja siis ta istus ise oma istme peal ja vaatas aknast välja. Nagu, miks sa mind nagu siis püsti ajasid? Ma ei tea, see oli nagu väga imelik ja selline ebameeldiv kogemus. Mul pole kunagi siukest lennuki naabrit olnud. Aga oi, kui ilus Kopenhaagen on. Okei, see on literaali mingi tavaline tänav. See hostel on täiesti insane. Mul on 6 tundi vaja kohvrit hoida on ju. Ja neil on eraldi selline locker room nii-öelda maal, et sa siis maksad siit ära
valid endale kapinumbri, valid endale salakoodi, see oli praegu 4 euri ja siis saad endale kapinumbri ja siis nüüd mu kohver on ilusti safe 6 tundi, kuni ma olen linna peal ja teen midagi. Ja siin hostelis on nagu, hostelid on mega lahedad, kui sa valid hea hosteli, et siin on, vaadake, siin on olemas gym, pool, jalgratast saab rentida, The Venue, seal toimub karaoke, baar, köök, mängude tuba, check-in ja siis on nagu kõik ruumid. Ja mina valisin siis 6 inimese ruumi, ainult naised, ainult naised ja Kopenhaagen on väga kallis linn ja ma võtsin äkki 5 ööks, oli selline hostel, kus ma praegu olen, oli 122 eurot. Et Kopenhaagenis muidu on mingi 300 euri öö privaatmajutus, et see on ikkagi mega hästi saadud, mega hästi saadud. Siin on siis meet and drink, karaoke night on täna, Latin social dancing, oh my god, paint and drink, see oli ära juba. Siin on siis üldkasutatav köök, nagu näha, seal on kõik fritüürid ja kõik asjad olemas, ja söögilauad. Siin saab siis tööd teha. Siit saab kohvi, magustoite. Ja siis siin on selline lounge area nii-öelda. See hostel on reaalselt insane. Ma teen natuke researchi, mida siin Kopenhaagenis üldse teha saab. Mitte, et ma tahaks üldse midagi teha. Ma tulin siia põhimõtteliselt lihtsalt puhkama ja eemalduma sellest rutiinist, mis mul Eestis on, et ma olen veits üle töötanud ennast seal Eestis, et see graafik ja tempo ja koormus on olnud rets ja lihtsalt vaimselt ka natuke raske on olnud viimased kuud, et ma tulin tegelikult siia lihtsalt vegeteerima. Nii et vaatame, kas sellest üldse saab mingit YouTube'i videot kokku panna, kui ma literally ei tee mitte midagi. Ma arvan, ikka saab. Aga ma ei hakka nii-öelda mingisugust nagu pinget endale peale panema, et ma pean käima ja tegema ja nägema, et ma võib-olla homme lähen lihtsalt kohvikusse ja istun 10 tundi kohvikus, nagu I don't care. Et ma see reis ei pushi ennast mitte midagi tegema, kui ma ei taha. Et vaatame, kus see reis meid viib. Ma lasin vett oma bluusi peale. Nii, natuke laadisin seadmeid hostelis ja vegeteerisin niisama, aga ilm on nii ilus, et ma lähen kõnnin sinna Kuningaparki. Alaas on mingi suur park, kus on mingi loss või midagi sellist ka. Ma ei ole mitte mingisugust researchi selle Kopenhaageni kohta teinud ja tegelikult see oligi mu reisi eesmärk, et ma lihtsalt tulen ja seiklen mööda tänavaid ilma kindla plaanita ja elan lihtsalt hetkes, et mu kõik reisid on täiesti ebareaalselt go kogu aeg. Et mul on vaja lihtsalt seda reisi, seda 4 päeva siin Kopenhaagenis, et lihtsalt kulgeda ja olla ilma kindla plaanita, et mul ei ole mitte mingit pinget, mingi 1 miljon asja päevas teha, sest ma niigi Eestis ja kodus teen 1 miljon asja iga päev, et praegu ma lihtsalt olen. Nii et see on mingi pooletunnine jalutuskäik ja ilm on ilus, päike paistab.
nii peale 10 000 sammu on aeg esimeseks lõunaks ja proovime kohalikku Taani smørrebrødi. Jah? Kui me arvame, et me oleme võileibade kuningad, siis Taani on number 1 võileibade kuningas. Need on need leiva peal, siis teevad erinevate katetega. Ma võtsin tartarri oma ja siis selle klassikalise krevetimuna. Ma tahtsin tegelikult Aperoli, aga seal oli nagu kombo, et võtad 2 võileiba, siis sa saad valida kas 1 klaasi veini või õlu või midagi juurde. Aperoli kahjuks ei saanud. Ja see maksis 26 €. Taani on üks kõige kallimaid riike üldse, nii et vaatame, palju siin üldse väljas söömine maksab. Nii et 2 võikut ja 1 õlu on siis 26 €. Tegelikult isegi võiks veel hullem olla Taani kohta. Ma ei ole täna eriti midagi kulutanud ka, nii et see smørrebrød on, see pole lihtsalt võileib, vaid terve väikese rituaali ja kultuuri osa. Smør tähendab siis või ja brød tähendab leib, ehk siis literaali võileib. See tähendab siis rikkalikult avatud võileiba ja restoranid hakkasid seda siis üle võlli viima igasuguste kreiside, katete ja kena serveerimisega. Aga põhimõtteliselt see on avatud võileib, nii nagu meie kodus sööme, aga see ei ole ka päris selline kirdesai ja lastevorst, mida meie mõtleme. Päike on mõnus kuum, õlle on hea külm. Mulle meeldivad ka siuksed linnareisid, aga juba mais, sõbrad, me lähme täiesti kreisile seiklusele, mida ma tulin ka siia. Tegelikult ma tulin siia Taani, et mul oleks aega arvuti taha maha istuda ja seda reisi planeerida, sest ma pole siiamaani mitte midagi teinud. Aga ma lähen põhimõtteliselt nädalaks ajaks autosse elama, nagu me tegime ka Slovakkias, aga täiesti minu bucket list riigis, mis on olnud terve elu mul bucket listis. Nii et see tuleb täiesti kreisi seiklus ja mul on vaja seda natuke planeerida. Mul on Eestis nii kiire olnud, et ma lihtsalt ei ole jõudnud. Et panen selle reisi ka paika, olles siin reisil. Et sellel Taani reisil on seekord mitu tähendust või mitu eesmärki tähendab. Enjoy. Vaadake seda. Need näevad kreisid välja. Mis asi see kollane on üldse siin? Sinep ja mädarõigas, nii hea. Holy shit, kui hea see on. Kreveti ja munaga. Täiesti pikkis. See on igatama senti väärt. Eestisse äriidee. Smørrebrød restoran, brunchi koht. Ja märkamatult on kell nii palju, et saame check-in'i teha. Kell on 3:30 õhtul. Mul vist pole nii naera. Aga lähme vaatame. Ma tegin mingisugust online check-in'i ja loodame, et sellega saab. See äpp teeb nagu mulle siia selle digitaalse võtme, millega saab siis tellida lifti ja uksi teha lahti. See on ikka next level juba. Põhimõtteliselt ruum on siis selline, see on minu koiku. Normaalsed voodiriided, stepslid, valgustus, WC, duširuum. Et Kopenhaagenis sellise hinna eest on see väga okei. Ja mul on tunne, et ma olen ühe tüdrukuga siin ainult. Mina ja üks tüdruk veel. Tere hommikust YouTube! Esimene öö hostelis on veedetud ja oli väga successful, sellepärast et kõik tüdrukud on väga viisakad
väga vaiksed, et ma arvan, viimased 2 tüdrukut tulid äkki kell 10 koju, nii et kell 11 oli meil täiesti haudvaikus, kuigi all käis karaoke kuni ma ei tea mis kellani, aga selles mõttes keegi ei läbutsenud ega pidutsenud ja teised olid ka ülivaikselt, nii et midagi ma ei kuulnud, magasin ilma kõrvatroppideta ja ärkasin kella 8 aeg. Nüüd lähme sellisesse kohta nagu Puka Bakery, see on üks väga viraalne koht. Ma tean, üks Eesti sisulooja Karolin ütles, et see ei ole oma haipi väärt, aga ma lähen ikkagi, sest see jääb mulle täpselt tee peale. Ja üks kohvik, mida veel soovitati, aga see on mingi täiesti teisel pool linna, nii et ma ei viitsi nagu sellepärast teisele poole linna jalutada, et võtame mingisuguse saiakese, kohvi, naudime seda mõnusat karget hommikut. Panin veits soojamalt riidesse ennast täna, sest mul eile oli ikka veitsa jahe, kuigi ma põlesin täiesti ära. Mul on nina täiesti punane, laup täiesti punane, täna ma panin päiksekreemi õnne. Mul on Mapsi peal nagu alati salvestatud mingi miljon eri kohta, nagu mida ma tahan vaadata. Ja siis ma lihtsalt järjest alustan oma hommikut kuskilt, vaatan, mis seal Mapsi peal on läheduses ja lihtsalt järjest käin läbi, kui mul on tuju. Hi, good morning. Could I have one pistachio croissant and one cappuccino here? Croissant ja kohv maksis 13 eurot ja 76 senti. Ma mõtlen, et Eestis oli ka Karjase saias oli mandlikroissant oli 5 euri ja kohvi sama palju, nii et ei ole Kopenhaagenis nüüd nii palju kallim. Kuna üks kohvi on liiga vähe, siis paneme ühe massiivse mango matcha veel otsa. Tegelikult mul on lihtsalt aega, ma käin poe taga vaadata. 7 euri eest massiivne klaas. Ma lähen nüüd sellisesse kohta nagu vana ülikooli raamatukogu. See pidi olema lihtsalt täiesti tavaline raamatukogu, aga see on nagu hästi selline esteetiline ja sünge ja nagu selline vana mingisugune ülikooli raamatukogu välja näeb. Et, ja õues on nii külm ka täna, et ma tahan kuskile sisse saada lihtsalt. Hello, one ticket please? Yeah, of course. Sellised kohad tekitavad tunde, et tahaks elada nagu vana aja elu. Et nagu, kuidas see kõik vanasti oli ja nagu oleks tahtnud ka seda kogeda. Nüüd ma tahan minna ühte keraamikapoodi nimega Studio Arhoi, midagi sellist. 100 meetrit kõndib sinna. Igatahes see on selline keraamikapood, ma ise keraamikat ei oska, aga ma tahaks hakata koju ostma nagu erinevaid tasse. Ma olin kunagi see inimene, kellel nagu kõik nõud
kõik nõud ja kõik asjad pidid matchima ja olema ühesugused, on ju, ja nüüd ma viimasel ajal olen aru saanud, et it's not so fun. Et mulle meeldivad, kui on erinevad tassid, iga tassiga mul on nagu mingi lugu või story või ma olen selle kuskilt saanud. Et niimoodi on palju ägedam oma hommikujooki juua. Et võib-olla ma saan sealt mingisuguse ägeda tassikese ja oma sõbrannale ka sünnipäevaks. Käsitöö on kõige parem. Nii raske oli valida, kõik tassid olid nii omapärased ja ägedad ja 2 tassi oli siis 78 €, mis on päris krõbe, aga minu meelest keraamika ongi päris kallis, isegi Eestis, ja kuna ma olen praegu Taanis, siis siin on ekstra kallis, aga need on nii-öelda ajatud piece'id, et need jäävad mulle väga kauaks ajaks, nii et ma arvan, see on seda raha väärt. Aga nüüd mul on vaja minna, ma mõtlen kuhu. Siin saab ise siis valida klotse ja teha endale oma Lego ja minu meelest sai siin ka nagu nime peale printida. Aga kuna ma suur Lego fänn ei ole, siis ma ei hakka seda tegema, aga ma tulin otsima oma vennale mingit Lego komplekti, sest ta räigelt armastab Legosi ja paneb neid kogu aeg kodus. Ma tahaks mingit kiiret ampsu, nii et ma võtan seda kurikuulsat Taani hotdogi, kuhu pannakse kõike peale. See on suht sarnane nagu Hollandis on. Hollandis mulle see väga maitses, nii et need on sellised putkad siin ja siis tellid. Hello, can I have one that roasted hot dog? Yeah? Classic sausage? I will take the classic one, yeah. Ma ei tea, miks Eestis tahtis neid hot dog'e teha. Need on nii head, paremad kui need kinnised. Ma ütleks, et Amsterdami omad on isegi paremad, sest Amsterdamis pannakse karamelliseeritud sibulat ja pannakse hapukapsast. Hollandi need hotdogid on mega head. Aga see on ka väga hea. Mega külm on täna. Ma arvan, ma lähen koju, võtan läpaka, panen need asjad ära, mis ma ostsin. Ja siis võtan oma märkmikud ja asjad ja teen arvuti taga natuke tööd kuskil kohvikus, sellepärast et nii külm on linna peal ringi käia. Nii, me läheme nüüd selle Bolti rattaga õhtus sööma. See Paulette, see Dua Lipa burgeri koht on 30 minuti jalutuse kaugusel, aga nii külm ja tuuline on, et ma tahaks rutem sinna saada. Nii et lähme siis Bolti rattaga. Taanis on väga kõva rattakultuur, siin on omad reeglid, sa pead kätega näitama, ratastel on nagu konkreetsed sõiduteed autode kõrval, mitte sa ei sõida kõnnitee peal. Ehk siis ma ei tea, miks ma olen rohkem närvis kui kuradi Aasias rolleriga sõita. Et loodame, et me saame selle ratta etiketiga hakkama ja siis istume siia sadulasse. Ja reaalselt siin on nagu, kui sul on telefonil vaata need kummid nagu minul, siis siin ongi spetsiaalselt see koht ja sa saad oma telefoni siia kleepida ja siis põhimõtteliselt Mapsi lahti teha. See võileiva kombo, kus on siis friikad, kanaburger, tipp ja jook oli kokku 25 €, mis ei ole Taani kohta palju ja väga viraalse koha eest. Aga ainuke probleem on, et neil ei ole istekohti reaalselt, kõik istuvad mingi maas ja treppide peal. Sain kätte, aga õues on nii külm, et ma väntan ruttu see 8 minutit hostelisse tagasi selle sama Boltiga ja siis hosteli lounge'is saame taste-test teha. Nii, me oleme hostelis, kurat, ma pole never nii kiiresti vändanud kui enne, aga ma kardan, see on ikkagi veits ära jahtunud, see burgeriga ei ole olnud. Ja kuna see pidi päris vürtsikas olema, siis ma võtsin šokolaadi piima. Aga see ei ole tavaline maja.
see on Kewpie majo, mis on Jaapani majonees. Ta on väga rich. Siin on kana rohkem kui burgerit ennast. Kas see on kuradima hea kanaburger? Jaa. Kas see on nii hea, et ma läheks seda uuesti ostma? Ei. See on päris bussikas. Selles mõttes Dua Lipa ei valetanud. Ja neil oli reaalselt järjekord fucking kilomeetreid. Ma annan Dua Lipa lemmikburgerile 80. See oleks 90, kui see oleks natuke vähem küpsikas. Nii palju inimesi vaatab, kui mingi mukbangi filmin praegu. Aga ma ütlen teile, et kõik võivad teid vahtida. Nemad ei tea, need, kes teid vahivad. Nemad ei tea, kas sul on 1 follower, 10 followeri, 100 000 followeri, 1 miljon followeri. Sina teed oma asja. Ja see huvitab ainult siin, mida sina filmid. Mul sai telefoni hakud üheks ja ma ei tea, kui kaua ma jõudsin ära filmida TikTok'i. See rattasõit oli mega lahe. Nagu need teed lihtsalt ratturitel on nii sujuvad, et sa saad linna nii kiiresti läbi sõita, et ühtegi jalakäijat ei ole ees, sellepärast et ratturitel on oma eraldi liiklus. Sa pead näitama kätt, kui sa tahad kuskile pöörata, sa tõstad käe üles, kui sa tahad ratta pealt maha tulla. Ja kui sa lähed nagu rattaga üle ülekäigu raja, siis sa nagu tuled ratta pealt maha, mitte sa ei sõida nagu lihtsalt üle ülekäigu raja. Mul on tegelikult hunnik videos monteerida, ma lihtsalt ei viitsi selle teada. Mulle meeldib filmida, aga monteerimine täiega heidin. Nagu see kuidagi, see on nii ajakulukas, see on nii ajamahukas. Tere hommikust Kopenhaagen ja tere hommikust YouTube. On meie 3. päev ja plaan on täpselt 0. Täna on veits parem ilm, tuult ei ole, päike paistab. Ma magasin 12 tundi, ma ei tea, ju siis mul oli seda vaja. Aga kell hakkab 10 saama ja ma lähen nüüd brunchile. Taani on suht tuntud oma brunchide poolest, et enamus kohad pakuvadki nagu sellist asja, et sul on soolane, magus, mingi jogurt bowl, ühesõnaga kõike segapidi on ju. See suur hommikusöök ja suur cappuccino oli 213 Taani krooni ehk siis 28,5 eurot ja vesi on tasuta. Ma ei tea, nagu need hinnad ei ole mind nii väga šokeerinud, sellepärast et ma juba teadsin ette, et Taanis on kallis. Ja siin on mega suured portsud nagu alati, et sa saad nagu oma raha eest nagu väga palju tegelikult. Ja lisaks ma ei ole nagu Eestis nii ammu käinud kuskil brunchitamas ega väljas söömas, et ma ei oska nagu võrrelda kunagi, kui ma tulen välismaale. Aga okei, 30 euri hommikusöögi jaoks võib-olla Eesti mõistes on palju. Siin on siis jogurtikaus marjade ja müsliga, siis siin on must seemneleib, hapusai, see mustsõstramoos, või scrambled eggs ja siis siin on juust ja siin on ka üks juust veel. Ja siis ta andis mulle selle välgumihkli, et sa saad selle juustu nagu üles sulatada. Oh my god, kui äge! See on selle reisi parem kohti. Ma peaks selle paberi ära võtma siit. Neil on täiesti imeline leib igal pool.
jällegi Eestisse äriidee. Teha selline brunchi koht, kus sa saad kõike võtta väikeste kautsidega ja sa fillid ise selle formi, vaata. Kes on käinud Balil, teab, millest ma räägin. Tais on ka vist. Ja Taanis see ongi nende hommikusöök valik, kas tahad scramble eegi, leibasaia, tahad väikest lõhekaussi, tahad väikest noosi või kaussi, väike jogurt, väike pastry. Äriidee. Peab ikka selle hapusaia juuretisega hakkama saama. Ma jätsin juuretise koju külmkappi, panin ta nii-öelda magama, kes ma pean ta uuesti üles äratama. Aga need hapusaiad on nii head. Vaadake, kui ilusad pargid siin on. Mega ilusad pargid on siin. See park konkreetselt meenutab, nagu meil on see Schnelli park, on ju. Aga ei, see on ikkagi nagu palju ilusam. Siin kasvab palju lilli, on ju. Siin on väike veekogu. Terve see park on pinke täis. Kõik päevitavad muru peal. Reaalselt kõik võtavad sokid. Kõik asjad on kurdi varbad murus. Lihtsalt kõik naudivad seda kevadet. Kuigi õues on ainult 10 kraadi tegelikult. Et tegelikult tuul on nagu jahe, nagu eile oli veel hullem. Nii, me liigume praegu sinna kurikuulsasse kohta Nyhavn. Ühesõnaga, see on see, kus on see kanal ja siis need värvilised majad. Aga lähme vaatame selle kurikuulsa üle. Ma juba nägin mingi 100 TikToki, kuidas kohalikud mingi ärge minge sinna. See oli vanasti siis nagu põhimõtteliselt lihtsalt laevasadam, kus toodi siis kaupa. Ja siis lõpuks see kanal jäi nagu liiga väikseks, et need suured paadid või laevad ei saanud nagu sinna minna enam. Ja siis seda põhimõtteliselt ei kasutatud enam, see oli nagu maha jäetud ja siis seal tegeleti nagu prostitutsiooniga ja see ei ole nagu kohalike jaoks tegelikult üldse nagu hea piirkond. Siin on juba lihtsalt väga palju rahvast. See on nagu meie Raekoja plats, aga see on lihtsalt kanali juures. Siin on väga raske mingeid ilusaid pilte või kaadreid saada, sellepärast et see rahvamass on lihtsalt nii meeletu ja ükskõik kuhu ma selle kaamera paneks, see jääks nagu kuidagi halb. Aga põhimõtteliselt terve rida igasuguseid värvilisi maju ja siis siin on nagu see kanal, kus on igasugused paadid ja minu meelest siit sai ka mingi boat tour'e võtta, on ju. Seal osad, ma vaatan, sõidavad või tähendab ootavad järjekorras. Siin on mega mõnus. Siin on nagu kuidagi tuulevaikne ka niimoodi, et ei ole eriti tuult. Saab rahulikult päikest nautida. Ja mega tore. Me oleme sellises kohas nagu Joe and the Juice, kes siin ja siis see on selline kuus võiku, healthy, tervislik võiku koht välismaal selle logoga. Ma võtsin mingisuguse maha feel good, siin on porgan, pruun, ingver, tumerik, see maht, värske maht ja see nende kõige kuulsam see maksis 20 €. I mean to now. Teate, ma jõin 2, 3, 4 õlut liiga palju seal terrassi peal, kui ma pidin ja kell on nüüd 4 õhtul, aga mul on nii fucking külm ikkagi see nagu õues hangumine, et ma jätan selle Tivoli Gardeni homseks. Ma lähen praegu hostelisse natuke asju laadima, mul on akupangad ja asjad tühjad. Ja siis mul on arvutisele mingid asju teha, mis on seoses nagu reisimisega ja mul on vaja üks tellimus teha ühe reisi jaoks, et mul on mingid asju vaja osta, et ilusti need asjad jõuaks kohale ja ühesõnaga, see on täiesti
insane suur projekt, mis sügisel saama hakkab. Ehk siis nagu mul on palju asju, millega on vaja tegeleda. Kõndisin 20 minutit praegu siia raameni kohta ja mul on tunne, et siin on reaalselt järjekord ukse taga. See ei ole okei. Nii, no ma ei tea, järjekord on reaalselt nagu sitaks suur. Jook, sparglisalat ja üks raamen oli 44 €, mis on nagu nuudlite jaoks. Okei, ma sain aru, et need olid käsitsi tehtud, värgid-särgid, kõik see puljon, kõik oli nagu top notch. Aga ikkagi 44 €. 44 € eest oli see toit minu jaoks natuke underwhelming. Kui te saate aru, mida ma mõtlen, aga mu kõht on mega täis ja selles mõttes kõik oli maitsev, aga ma ei läheks elu sees enam sinna tagasi sellise raha eest. Lähed sinna Cenk barbecue'sse, saad 50 € eest nagu ülihead Korea toitu süüa, siis see oli praegu küll siuke meh. Tere hommikus. Kell on 10 saamas, mis tähendab seda, et ma magasin jälle mingi 12 tundi. Tulin 7-Elevenisse hommikusööki võtma, sest ma armastan 7-Elevenit. Sain mingi uue vitamiinvelli ja nüüd võtame kohvi. All day on palju parem. Mulle ei meeldi see tekstuur. See on nagu ära püreestatud kanapüle. Ma arvan, see on kana. Paneme ennast valmis, panen päiksekreemi näkku, sellepärast et isegi kui mul on külm, siis see UV, mul pole see esimene. No, kas te olete tähele pannud, et ma tulin ainult ühe riietusega siia? Nagu, oh my god. Teised tüdrukud ei elaks seda üle. Nagu ma vahetan ainult neid alumisi valgeid särke ja siis pesu on ju, aga mul on ainult jooksupüksid, ühed teksad ja siis seesama pusa ja tagi. That's it, sellepärast et mul oli käsipagas ja see käsipagas oli pooleldi tühi, kui ma tulin. Aga see oli nagu selle mõttega, et kui ma tahan midagi osta või mingit suveniiri, et siis mul oleks ruumi kohvris, et ma ei peaks mingit ekstra luggage'it endale ostma. Asjad, mis saadaks teised tüdrukud täiesti kooma. Mulle väga meeldib Taani, nagu kui siin ei oleks nii kallis, siis ma veedaksin rohkem aega. Aga mulle meeldib nagu see lifestyle, nagu mulle meeldib nii räigelt see rataste teema siin. Et nagu Eestis on ka, ma saan aru, tehti need rattateed ja selles mõttes meil on väga palju nagu seda kergliiklusteed olemas. Aga nagu ikkagi need vahemaad, kuigi Kopenhaagen, see linn on massiivne ja kõik sõidavad ratastega, nagu ma isegi jalutan ühest linna otsast teise, mul võtab mingi 30 minutit, mida sa Eestis mitte kunagi ei tee. Nagu kui ma elan kuskil Peetri kandis on ja see ei ole niimoodi, et ma lähen jalutan Ülemistesse sööma. Nagu mitte kunagi. Nagu ma pigem võtan oma auto ja ma sõidan Ülemiste parklasse ja lähen sööma. Et nagu üleüldse kuidagi välismaal on see kõndimine ja see liikumine kuidagi nii palju parem. Et just sellepärast, et sul ei ole autot ja see sunnib sind nagu liigutama. Ja ma ei tea, eile ka näiteks jalutasin 20 minutit sinna kuradi raameni kohta ja jalutasin veel õhtul 20 minutit koju, mis on tegelikult 40 minutit kõndimist normaalses tempos, mis on väga hea liikumisele, mis on väga hea nagu füüsiline aktiivsus minu meelest, et ma olen siin iga päev mingi 20 000 sammu kõndinud, mis on nagu väga-väga hea.
Hello, can I have one ticket please? Just the entrance. Thank you. Sissepääsupilet ilma nagu nende karussellisõitudeta oli 20 eurot. Ma saan aru, et see park on saanud nagu inspiratsiooni Disneylandist ja siis põhimõtteliselt botaanikaaiast koos. Et siin on igasugused lilled ja erinevad taimed ja siis siin on ka erinevad sellised erineva arhitektuuriga majakesed. Ja õhtuti läheb siis siin nagu kõik tuled põlema, siin on mingid esinemised ja kuskil peaks olema siis ka karussellid ja siin peaks olema siis ka selline suurem food hall, nagu ma aru saan. Seal on mingi veits suurem ride. Siin peaks olema üks Jaapanist inspireeritud aed, mille üle ma olen kõige rohkem elevil ja mille pärast ma nagu siia suhteliselt tulin. Ma ei usalda enam karusselle. Ma vanasti käisin iga aasta väiksena, kui ma laps olin, käisin Linnanmäkkis. Aga need ajad on möödas ja nüüd on niimoodi, et mul läheb lihtsalt süda pahaks. Lapsed saavad seal paatidega sõita, okei, täiskasvanud ka. Hi, could you get the classic beer? Yeah. Kell hakkab 2 saama, nii et on aeg üheks või nii. Praegu vaatan, et see õlu maksis 11 eurot ja 37 senti. Ma olen terve päeva monteerinud, aga mul on hea meel seda teha, sellepärast et mul läks aeg, mul ei ole mingit pressure'it, sellepärast et esimest korda elus ma reisin niimoodi, et ma ei postita reaalajas. Muidu ma alati postitan reaalajas, sellepärast et mul on siis tunne, et seda materjali nagu tühjub nii palju. Ma unustan nagu need videoideed ära, miks ma midagi filminud olen, mis mõttega. Ja siis ma lihtsalt nagu iga reisi õhtu käin pesus ära ja siis lihtsalt poole ööni monteerin ja üritan need videod nagu välja saada. Põhimõtteliselt nagu Balta jaama tulumarket on ju, kus on nagu sellised väiksed putkad ja siis sa saad võtta ühest putkast mingi asja, mis sulle meeldib ja siis istuda kuskile maha ja süüa. Võtsin mingi kung fu kombo, mis maksis 20 eurot. Siin on mingisugused frititud kartuli asjad, siis siin on 2 seda, mis asi see on? Spring rolls ja siis siin on 2 bao panni, üks on kana ja üks on vegan. Ja siis 2 kastet ja seal hinna sees oli ka see passion ingveri limonaad. Võt, need on väga head. Mulle väga meeldivad paod. Siis kui ma töötasin Uulitsas, siis me tegime ka Uulitsas paosid ja need on nii head nagu see kuidas neid panne tehakse. Neid on mega raske teha. Mega hea. What the hell? Lambis mingi Tivoli parkis on nagu Kopenhaageni kõige parem toit või? Oh my god. Ma olen terve õhtu monteerinud. Kell on juba saab 8 õhtul. Aga ma käisin veel vahepeal peale seda Tivolit. Ma käisin Lego poes ja tegin emaga FaceTime'i, sest ma ei tea enam, ma enam ei pea enam järge, kui palju neid komplekte tal juba olemas on. Aga me otsustasime siukse ägeda matkaauto võtta, et siit saab nagu konkreetselt selle matkaauto saab nagu seestki kokku panna.
tere hommikust, YouTube! On meie viimane täispikk päev Kopenhaagenis. Meil on siin suitsulõhe, toorjuust, kapparid ja ma ei tea, mis need punased on. Näevad välja nagu mingid piprad. Siis 2 massiivset pehmet sooja hapusaia. Siis on see šokolaadi panee a la šokolaat ja siis jäälatte. Kokku siis lõhe, kohvi, hapusai ja magussaiake läks maksma 24 €. Põhimõtteliselt see rattarent hostelis oli 17 € 24 tundi, mis ei ole nagu Taani kohta palju, aga mul ei ole nagu 24 tunniks vaja. Et ma tahtsin põhimõtteliselt ainult linna sõita ja siis ma vaatasin, et sinna Kassel-Letti parki, kuhu ma praegu minna tahan, et jalutab mingi 44 minutit ja reaalselt see linn, ma ei saa aru, kuidas on võimalik, et see linn on nagu nii massiivne ja ma lihtsalt kõnnin 10 minutit ja ma olen teisel pool linna otsa, nagu lihtsalt imekombel, see on täiesti crazy. Et ma ju nagu kõndisin, vaatasin sinnapoole ja juba ma olen jälle siin Kuningate pargis, mis on juba üle poole tee on kõnnitud. Et see on lihtsalt täiesti haige, kui mugav see linn on. Vaadake seda pirukat, see on nüüd kardamoni, ma ei mäleta, mis see on, ühesõnaga, vaadake seda. Okei, ma ei tea, mis juhtus, kui ma nüüd istusin, aga mul on ugisaabaste sees nagu, ugisaapad seest on ju karvased ja mul on nagu seal keskel, kus on nagu jala, mitte see kaar, vaid nagu varvast all, see päka keskel nagu on selline koht, kus on need karvad ära kulunud ja seal on nagu täiesti tavaline saapatald ja nagu see hõõrub. Ja nüüd, kui ma istusin, siis ma hakkasin uuesti kõndima, mul oli lihtsalt nii valus, võtsin soki jalast ära, mõtlesin äkki mingi kruusapuru või mingi kivipuru, vaata saapades, et hõõrub ja siis ma nagu vaatasin seda jalga, pealt näha nagu mingit villi ei ole. Aga kui ma nagu pöidlaga tõmbasin üle selle päka, siis seal päka keskelt nagu kõik krudiseb ja ma näen, et seal nagu, ma ei saa aru, kuidas sükasi on võimalik, et seal jala keskel nagu sügaval on vesi sees, et nagu sealt sinna tuleb räme vill, see veel ei ole moodustunud, aga seal juba on vesi, on talla naha all. Ehk mul on mega valus kõndida praegu. Ma kõnnin nagu mingi väärakas, aga ma üritan nagu mitte siia keskele astuda, vaid kuidagi kas siia või ühesõnaga ja ma hoian nagu varbaika krõnksus niimoodi, et ma ei hõõruks, aga veits imelik on. Ma ei julge seda villi nagu katki ka teha enne, kui ma lennujaamas ei ole, sest ma pean homme on kell 5 hommikul äratus ja ma pean homme 15 minutit veel metroo sinna jaama kõndima. Et kui ma selle villi praegu katki kisun, siis, ja see läheb hullemaks, siis homne saab olema pain in the ass. Vaadake, kui lahe packaging. Hi guys, welcome to my unboxing. Ma pole mitte kunagi saanud süüa neid curly fries'e. Burger, friikad, tipp ja siis jook oli 24 €. Selle koha nimi on Cox and Cows. Ehk siis lehmad ja peenised. Tere varahommikut, YouTube! Kell on 4:45, ma ärkasin 4:30 ja 15 minutiga olen ma valmis ja ready to go. Ma üritasin võimalikult vaikselt teha, et ma teisi üles ajaks. Ei teinud meiki mitte midagi, sellepärast et lühike trip on ja ma lihtsalt ei viitsi.
Platform 1 for the M2 line to Copenhagen. Võtsin jääkohvi ja ühe singijuustu croissandi. Reaalselt see väga kurb croissant ja jääkohvi oli 14,60. Aga selles mõttes Espresso House teeb nagu massiivseid jooke. Kui sa võtad jääjoogid, matcha, kohvi, kõik jääjoogid on neil lihtsalt massiivsetes topsides. Lasin endale Tax-Free poes ühte oma vana lemmiklõhna peale, mida ma pole aastaid nõusutanud. Ja see praegu unlockis sellise eera minu jaoks. Mul on kõikide lõhnadega olnud mingid perioodid, et selle lõhnaperiood lõhnab täpselt nagu Sprite. Ja ongi nagu Sprite. Ma ei ole üldse Sprite'i fänn tegelikult. Aga siin on väga mugavad sellised pehmed istmed. Hästi mugav on siin. Nii, me olime Riias, lend läks mega ruttu ja me oleme tagasi inimlike hindade juures R-kioskist. Kartulisalat, Riia oma, pluss võileib, sellepärast et meil on juba lõuna käes. Oli 9,30 €. Alla 10 €. Taani good never. Maitseb nagu Eesti poe kartulisalat. Nii, meie Kopenhaageni reis sai läbi ja nagu ma ka kuskil videos lubasin, siis video lõpus me alati räägime hindadest ja kui palju mingid reisid maksavad. Nii et vaatame siis, palju see kogu Kopenhaageni reis meil maksma läks. Lendude peale läks 91 € ja 98 senti. Majutuse pealt me säästsime mega palju, ma jäin selle hosteliga mega rahule. Kindlasti Kopenhaagenis, kui sa oled sooloreisija, siis see on ainuke hostel, kus sa ööbima peaksid ja see oli siis 121 €, oli 4 ööd ja 5 päeva. Toit ja joogid, mis oli siis kõige suurem kulutus, sellepärast et ma mitte midagi muud ei teinudki, oli 378 € ja 73 senti. Siis erinevad tegevused, kus ma käisin ja tegin, siis oli see vist raamatukogu ja Tivoli park ainult maksis, on ju. Oli 30 € ja 11 senti, siis shoppamise peale läks 116 € ja 15 senti ja siis erinevad transpordivahendid läksid kokku 32 € ja 80 senti. Ehk siis 5 päeva Kopenhaagenis maksab 770 € ja 77 senti. Ei ole kõige odavam riik, aga arvestades, kui kallis on Taani, siis ma arvan, see on väga-väga hea hind. See on nõks üle 100 € päev koos majutuste ja lendude ja kõikide asjadega. Et ma arvan, see on väga-väga okei. Ja arvestades, mida see reis mulle andis vaimselt, kui väga mul oli seda reisi vaja, siis see on igat oma senti väärt. Aga siin lõpeb meie YouTube video ja järgmine reis on mul juba 13 mai, nii et ilmselt kui see video üles läheb, siis suhteliselt kohe ma suundun uuele reisile. Kuna mul on olnud viimased 2 reisi, sellised mõnusad linnareisid, rahulik tempo, lihtsalt kulgemine, siis see reis mais tuleb täiesti crazy, go. Me elame autos, meil tuleb väga palju looduses aktiivseid tegevusi, ma võtan drooni kaasa, see tuleb täiesti crazy. Nii et kui sa mind veel ei jälgi, aga sa tahad minuga koos reisida, siis kindlasti pane subscribe, follow, like'i ja kommentaari seda videot. Suur aitäh, et sa minu videosi vaatad ja näeme juba järgmine reis.